Tere, väike sõber! Mina olen Palingu. Täna räägin sulle, kuidas mõmmi käis onu Tapi juures grillipäeval. Mõmmi ja isa astusid autost välja. Kus me oleme? Küsis mõmmi. Onu Tapi juures, ütles isa. Onu Tapi oli aias. Tal oli suur habe. Ta naeratas laialt. Tere, mõmmi! Hõikas onu Tapi. Mõmmi jooksis kallistama. Aias oli grill. Grill oli must ja suur. Sees põles tuli. Tuli oli kollane ja oranž. Puud praksusid all. Praks, praks. Mõmmi tahtis lähedale minna. Oot, ütles onu Tapi. Grill on kuum. Ära puuduta. Mõmmi seisis kaugemal, aga vaatas hoolega. Onu Tapi tõi plangu. Plangul oli suur kala. Mis see on? Küsis mõmmi. See on lõhe, ütles onu Tapi. Lõhe oli roosa ja oranž. Ilus värv. Onu Tapi puistas maitseainet lõhele. Ja siis onu Tapi pani plangu koos lõhega grillile. Sss! Lõhe hakkas küpsema. Mida ta teeb? Küsis mõmmi. Lõhe tantsib tulel, naeris onu Tapi. Suits tõusis õrnalt üles. Hea lõhn, mõmmi nuusutas. Ütles mõmmi. Kõht hakkas korisema. Mrrr, mrrr. Kui kaua veel? Küsis mõmmi. Varsti, ütles onu Tapi. Mõmmi ootas. Ootamine oli raske. Onu Tapi mõõtis lõhe temperatuuri. Lõhe oli juba kuldpruun. Siis võttis onu Tapi pikad tangid. Valmis, ütles onu Tapi. Ta tõstis lõhe grillilt ära. Lõhe lõhnas nii hästi. Mõmmi istus laua taha. Isa lõikas lõhe väikesteks tükkideks. Mõmmi võttis ühe tüki. Pehme seest, krõõbe pealt. Ütles mõmmi. Parim kala. Onu Tapi naeris. Tuli teeb toidu eriliseks. Õhtul istus mõmmi autos. Kõht oli mõnusalt täis. Mõmmi mõtles. Grilli tuli. Roosa lõhe. Suits. Onu Tapi naer. Kodus jäi mõmmi magama. Näed, väike sõber, mõnikord on kõige parem toit see, mille jaoks tuleb pisut oodata. Tuli praksub, kala sihiseb ja suits tõuseb taeva poole. Ja kui oled kannatlik, maitsed lõpuks midagi nii head, nagu onu Tapi lõhet. Head ööd, väike sõber. Sinu Palingu.